tere hommikust. Mul on nii halb olla. Väga positiivne algus jälle. Aga mitte ma ei ole haige, vaid ma arvan, et asi on naiste asjades. Mul on nii kõht valutab, seda nii paha. Nii et mul ei olegi ammu pole olnud sellega nagu nii halvasti. Nii et ma otsustasin, et viisin noorekooli ära ja siis mul oli mingine 30-40 minutit vaba aega. Ma ei saanud tööle otse minna. Et ma lähen käin ostan süüa ja söön midagi, et äkki hakkab parem. Kui ma ei taha mitte midagi nii halb olla. Aga siis ma midagi ikka sealt poest kokku ostsin. Ja nüüd ma ootan ühe maja ees. Mõni kell on piisavalt palju. Meil on töö juures üks mingi tähistamine ja siis ma pidin organiseerima eelmine nädal mingid tordid ja kringlid ja mingid suupiste laua. Nüüd ma ootan neid kooke ja kringleid. Ja siis ma saan tööle sõita ära. Ja ma olen nii väsinud. Ma olen ikka täiega see inimene, kellel on vaja õhtul minna varakult magama, sest muidu ma olen mingi täiesti surnud järgmine hommik. Aga eile oli meil töökaaslastega nagu üks mingi istumine, filmi õhtu ja siis ma jõudsin ikkagi peale 11 koju ja see tähendab, et ma sain hilja magama ka. Tavaliselt ma ikkagi jääks siuke 10 magama. Täna ma 10 ei saa magama, et homme ma veel väsinin. Nii et jaa. Aga vaatame, kas ma see nädal olen ka tubli ja jõuan filmida. Praegult vähemalt olen mingise alguse teinud. Täna ongi, ma lähen tööle. Peale tööd ma lähen kosmeetiku juurde elus esimest korda. Ja peale kosmeetikut ma lähen trenni. Mul on täna täis pikk päev. Ja peale trenni ma lähen koju ja siis ma lähen tuttu ära. Ja homme mul lihtsalt töö ja õhtul läheb Hinnu trenni, nii et homme olen mina kodus ja jään väga vara koos lastega magama. See on ka teada. Nii et jaa. Mitte miski ei maitse lihtsalt hästi täna. Sest nii halb on olla. Nii, aga ma uurin, äkki ma saan minna natuke varem järgi. Siis ma ei pea siin autos kükitama ja ma olen mingi väga nõmede koha peal autoga. Ma sain siia nii nibin-nabin keerata sisse. Ma olin enne palju parema koha peal, kas tuli prügiauto ja tema ei mahtunud must möödas. Nagu tavaauto mahtus, aga prügiauto ei mahtunud, sest nad on nii suured. Ja siis kõik kohad olid täis. Ma tulin mingi megakitsast mingi auto ja mingi sest, ma ei tea, mingi kivi äärest. Ma võiksid sama puhtalt välja ka saada, mitte ennast ära rihtada. Aga no, ennem lähme tooma asjad ära, siis tegeleme selle probleemiga. Aga okei, hakkame siis pihta ja toimetama. Nii, tšau. Mõtlesin, et teen mingi kiire. Mul on nii mõnusalt juuksed kõik püsti. Võiks chit-chatiga siia juurde. Issand, ma ei või minna häirepsanud. Ma jõudsin kosmeetiku juurde ja mul on mingi 20 minutit aega. Tegelikult ma pidin vaatama, kas ma saan üldse siin kaardiga maksta, sest mul ei ole sula kaasas. Aga no vaatame seda. Aga ma käisin ennem veel poes. Mõtlesin, ma teen kiire hauli siia. Nii. Põhimõtteliselt kõik asjad said lastetud nagu ikka ja seekord oli emma, kes sai enamus asjad. Ostsin talle siuksed püksid, seest on soojad ka ja need lähevad alt laiaks. Ma olen vist seda maininud ka, et ta kannab praegult ainult alt laiasi pükse enamasti. Ja ta on lambist visanud suvega pikkust
ta on muidu see, kes nagu põhimõtteliselt üldse ei kasva, ma ei tea. Ta nagu mina. Lihtsalt peaaegu üldse sellest noore ainult nagu kasvab. Ja siis nüüd ma lõpuks pean talle uusi pükse ostma ja alt laiesi. Nii et jäi, siis ma ostsin talle siukse kleidi. Väga nunnu. Tahtsin tegelikult Noorale ka siukest kooli, aga ei olnud Noora suurust. Mu rahakott. Siis Saskele on ka mul vaja retuuse, aga talle ma sain siuksed ja ka sees soojad. Nii et idekas. Ja Saske õnneks kannab ilusti altkitsaid, nii et temaga nagu probleemi pole. Ja siis emmal ostsin ühe komplekti veel, kus on alt laiad püksid ja siis on siukene särk ka juures. Mõtlesin, et väga hästi. Siis endale ma ostsin lihtsalt ühe särgi, sest ma olen hetkel kampsuniga jõues, oli kui ma ei eksi mingi 27,5 kraadi. Aga tööl oli külm ja nagu tööl mul ongi jahedam ja hommik oli ka jahe, nii et. Aga igastahes mingi sellise tavalise, ma ei tea, topi. Ja et Noora ei jääks millest ilma, siis Noora saab siukse püksirihma, mingi Monster High. Siin on mingid Monster High need ja siin mingi Monster High kett ka siin küljes, mingi pealuude ja asjadega. Ikka on tagurpidi. Igastahes. Fancy. Ja rohkem ei ostnudki. Olin tubli. Aga natuke... ma olen kinni nüüd siin. Uurin, kuidas või kus see täpselt siin majade juures asub. Kas ma saan ikka kaardiga maksta või ülekandega. Ja vaatan, mis teised siis sotsiaalmaides täna teinud on. Sest ma pole üldse jõudnud vaadata. Lugesin praegult ainult Noora kooli ja mingi lasteaia asjad ära. Ja nüüd ma vaatan siis veits scrollin ja siis lähen ka käin ära ja pärast siis trenni. Mõnus. Kas emmal Saskal on uued retukad? Emmal. Saskal pole midagi uut. Nii, tšau kõigile. Ma olen ikka tõesti halb selles filmimises, ma ikka iga kord veendun selles. Jälle nii palju mööda läinud. Ma olen jälle kujunud, käisin poes. Ja läksin poodi ainult mingit... Kurat. Läksin poodi ostma vist prügikotte ja mingit paari asja. Ja ma ei tea, enda arust nagu väga palju justnud, aga arve on lambist oli mingi 105 eurot. Nii et teeme siis väikse hauli, mis selle raha eest saab tänapäeval. Need ei kuulu sinna sisse, sest need ma käisin apteekis ostmas. Aga juuksehari, siis me kasutame ainult seda. Meil üks on ja me kamba peale tüdrukutega jagame seda ja see on täiesti loodusunene, nagu ma ei tea kunagi üles, kui ma vajan. Siis okei, mingi naiste asju ostsin. Need paneme ära. Nii, siis ostsin hommikuks plikadele. Siis ostsin prügikotte. Siis need olid soodukaga, siis ma ostsin, sest ma panen need muffinite sisse ja mulle meeldib neid varuda, kui need soodukatega on. Siis ostsin vatitikke. Siis ma ostsin 2 seda ja mul tuleb meelde, et ma pidin neid 3 ostma. Aga ostsin 2. Siis ostsin suure meigi eemaldaja. Siis ostsin ühe šokolaadi. Siis olid mingid uued proteiinisheigid. Ostsin prooviks. Siis ma ostsin šampooni. Siis oli see soodukaga. Tomati juustu mingine. Ma ostsin 2 tükki neid. Siis ma ostsin hommikuks lastele. Ostsin uue repsmeduši. Siis ma ostsin Hennule 2 tema lemmik Belifi. Noora lemmik rõbinaid. Siis ostsin 2 pakki neid uusi
tatleid, ühe ma ostsin naabrinaisele, üks päev rääkis, et ta tahaks proovida, ma loodan, et ta veel ei ole proovinud, nii et ma ostsin talle. Siis ostsin makarone. Siis oli veel maasika piima proteiini shake, võtsin selle ka. Veel hommikuks. Ja siis ma ostsin ühe näo piima, sellega peaks saama. See on ihupiim nüüd, aga siis see on näopiim. Ja näopuhastuspiim. Nii et kui ma eile kosmeetiku juures käisin, siis ta ütles, et ma ei tohiks mingite keelide ja asjadega oma nägu puhastada meigist ja kõigest. Ja et ma ei kanna üldse nii tugevat meiki, et see kuivatab veel rohkem mu kuiva nahka, et ma peaksin mingi näopuhastuspiima ostma. Ja see suur tünn maksis 5 €, nii et proovime. Ja siis mingi suvaline palsam ja that's it nagu. Ja oligi 105 € lihtsalt lambist. Elu. Aga ma panen need asjad ära. Hennu on lastega skeidis ja mingi Noora sõpradega. Ja siis ma vaatan, äkki ma saan naabrinaisele selle ära viia. Nii et vaatame. Juua. Sa tahad juua? Pettu. Kas oled vässu või? Oled väsinud? Ei ole või, aga miks sa niimoodi jonnid siis? Natuke oled või? Ei ole või? Kas kõht on tühi? Jaa. Toitu nahkus varsti saad. Saske Saara 3. Ma ei pane su seda kokku, pärast sa näed sellega õue. Kiiver oli. Tere hommikust. Issand, okei, nüüd mul on juba parem. Ma enne mõtlesin, ma tulen täiega lihtsalt siia mingi oma emotsioone välja elama. Aga nüüd ma olen maaraunenud. Mis asjad need hommikud on nende lastega? Esiteks nagu ükski hommik emma ei saa üles. Ükski hommik. Ta lihtsalt karjub mingi, ma tahan magada, lööb jalgadega meid eemale. Me äratame teda mingine 15-20 minutit enne, kui ta teeb oma silma lahti. Nagu... Ja ta jääb nagu 9 aeg magama. Nii, nüüd me läheme selle peale, et me hakkame kell 8 minema voodisse. Ta on lihtsalt siuke unekott. Teised nagu ütlevad ka, et nad ei taha ärgata, aga nad on nagu ikkagi kohe suht üleval, on ja. Nii, lisaks siis sellele, et emmaga on iga hommik see lõugamine, siis Noora. Nagu, mis neil lastel viga on? Nagu, mis neil viga on? Tore, üks isa vaatas mulle lihtsalt otsa praegu, et ma räägin siin autos üksinda. Aga põhimõtteliselt terve lasteaia eelmise aasta tal oli mingi paar paari teksapükse ja terve nagu aeg me kaklesime, et lasteaeda ei panda, teksapükse sa määrid need ära, need on murused. Siis ma ei tea, mis iganes on ja sa nendega teed. Et ei pane, seal on kas retuusid või dressid või seelik või kleit, aga teksapükse me ei pane. Ei, tal on vaja iga päev panna teksapükse. Ja nüüd me kakleme selle pärast, sest ta tahab panna dressipükse kooli. Ta ei taha teksasi panna. Nagu... Ma lihtsalt ei saa aru. Ma lihtsalt ei saa aru.
lõpuks ta ikkagi pani teksad. Siis ühed teksad ei sobinud, sest seal on muruplekk peal. Ma ütlesin, ja kes selles süüdi on? Ja kes selles süüdi on? Igatahes Saskaga veel läheb enam-vähem hästi. Ta on ikkagi suhteliselt tubli. Saska täna esimest korda trenni. Ja Nooral peaks olema homme peale kooli on silmaarst. Ja siis kui jõuab peale silmaarst, siis ta läheb laulma homme. Nii et ma ei tea. Aga ma nägin, et Valiol on need kõik käivad vanemad lihtsalt mööda. Valiol on uued need mingised shake'id. See on mingi maasika selle piima shake ja proteiinikas ja kuna mu arst ütles, et keti valku ja proteiini ja kõik on väga palju, siis ostsin prooviks. Vaatame, mis maitsega on. Meenutab mulle täiega midagi. Rohkem ei taha. On mingine jäätsikokteili moodi, mingi maasika, mingine mäki jäätsikokteili maitsega minu meelest. Räme magus. Veits on seda protet tunda. Ma olen nii tundlik selles osas, mulle üldse ei meeldi see proteiini maitse. Aga see ei ole kõige hullem, aga lihtsalt väga magus. Ma ostsin mingi šokolaadi omali ka, aga ma tahtsin täna seda proovida. Nii et vaatame siis. Nüüd tuleb tööle sõita. Kas ta liigutab üldse või? Ma ei tea, ma panin seda sildi sinna lähedale. On ta nagu elus või? Tere hommikust. Ma juuksed nii märjad alles. Aga ma ei tea, kus seda telefoniga panna. Ma ei tea, kuidas ta paneme. Mul ei ole kuskile seda telefoni panna. Okei, proovime. Igatahes. Eile ma ei jõudnud jälle filmida. Peale tööd läksin klassiõdedega kokku. Me ei oldki peale reisi näinud 11. Ja siis ma viisin 2 neist koju. Ja siis tulin ise ka koju. Nii, ma sain ta kuskile siia pandud. Aga ma tahtsin ühte asja näidata. Sain endale esimese Kiko selle huuleläike ja see on see limited edition. See on mingi mega sädelev. Ma nii väga tahtsin seda ja siis mul käis üks klassiõdedest reisil ja siis ta käis seal Kiko koest, ta tõi. Mina ma lasin tuua. See läheb nii ilus välja ka. Ma ei oska siit, kuidas ma saaks näidata, see on nagu vist ei ole üldse nii hästi näha. Siit ta tundub lihtsalt läikiv, aga tegelikult sädeleb täiega. Oi pekki, super käti. Tegin lihtsalt aknad lahti. Tegelikult ta hullult sädeleb ka nii, et tegelikult ma ei ole üldse huuleläike kandja, nii et aga seda ma täiega tahtsin, et äkki teinekord mingi punasele panna peale või miskit. Nii. Ma ei teagi. Jätkame oma hommikuprobleeme. Ma ei tea, mida selle noorega teha. Pole mõelge, et teie lapsed teevad ka mingi rumalusi. Praegult pole pikapäevarühmas käinud, ta on nagu võinud tulla peale kooli koju. Eile lambist. Vend hommikul rääkisime, et tal on oma selle sõbrannaga mingi probleem, et tema leidis uue mingi see sõbra, täiesti fine. Ma rääkisingi, ütlesin, et Noora, sina leia ka vaata, et ei peagi kogu aeg ninapidi koos olema. Ja siis Nooral lõppes eile koolis, ütlesin, et kui koju jõuad helistes, ta ei helistanud ilmselgelt mulle, siis ma helistasin ise mingi aja pärast, et ta peaks juba kodus olema. Ja siis ta teatab mulle, et ta on jah kodus, et me mängime mingi, et kellega te mängite, vaata.
et mul tuli sõbranna külla, ma mingi, et okei, aga siukseid asju peaks nagu ennem helistama ja küsima, et kas võib. Siis Noora mingi helistasin Issile, ma mingi helistan Issile ja küsin nagu ma saan kohe aru, kui Noora ajab mulle udu lihtsalt. Siis ta mingi okei, et Issi ei vastanud. Siis ma ütlesin, no jaa, kuigi ma ei uskunud seda juttu ka juba. Et noh, siis kui Issi ei vasta, siis pead emmele helistama. Ja siis küsisin, et kes see sõbranna siis on klassist. Siis küsisin, et mis ta nimi on, noh, Noora mingi, ma ei tea. Ja siis täna, eile õhtul koju jõudes, siis oli ka, ma jõudsin nii hilja, et tuled olid juba põhimõtteliselt kustus ja lapsed olid nagu voodis ära. Siis panime magama ja siis täna hommikul mingi suur jäätis on võetud välja, mingi sügav külmas pandud lihtsalt laua peale laste tuppa ja see on lihtsalt sinna ära sulan ja hommikul tuli hakata seda koristama. Siis ma ostsin talle eelnädal 2 PVA liimi või üle-eelmine. Et ühe nagu kooli, sinna koolikasti ja teise siis nagu koju. Mõlemad on tühjad. Kuhu ta selle kallas või pani? Ei tea. Täiesti nagu... Ta ei teinud never siukseid lollusi. Mis arvan, mis talle nagu sisse on läinud. Siis ma ütlesin ka, et nagu sa ei suuda kodus olla, et sa lähed lihtsalt pikapäevarühma, et täiesti... Aga täna ma tulen talle niikuinii järgi kella 9, et ta ei jõuagi väga palju kodus olla üksinda. Ja siis me läheme silmaarsti juurde ja peale seda ma võtan ta enda tööle ka kaasa. Ja värke. Ja Saskal oli eile esimene trenn ja talle nii meeldis, nii et vähemalt midagi on positiivset. Nii et jaa, vaatame siis, ma nüüd hakkan tööle sõitma. Mõtlen, kas käin kuskilt läbi, sest kell ei ole isegi 8 veel. Ma jõuan nii vara tööle praegult, kui ma Nooret viin nagu tund aega enne oma aega põhimõtteliselt. Nii et jaa. Oo, nii äge. Kudu ringi see käib. Ma ei tea. Vaat siia. Ole nüüd ju. Kuule, kui sa olid väike, siis sa sõitsid ka sellega. No nii. Ei, ta hakkab kohe õiget pidi käima. Mine! Ei lähe. Seda on vaja. Kas sa tahad tööle? Varsti peadki olema koolis. Panid vöö kinni, jah? Meile kooli tuleb koju, enne. Me ei ole Karlakas veel sama. Ma ei tea. Äkki jah. Karlal peaks täna sama palju tunde olema nagu sul. Neid ma ei tea. Meil on kuidagi teistmoodi plaan. Ma loodan, nad käivad Kakuretsul ja Karla käivad eri. Kas sina pead ka peale jääma?
Vaata, põrsa issi tegi nii, et pani lage. Ise ma õppisin ujulase eile vee all käia. Väga tubli. Mina ka, ma nägin Noora tööd. Nii. Mina mängisin kalbiga ja läksin vee alla. Oho. Ise Karla karjus. Oli või? Viskasin kalbid sinna lõnga sisse ja läksin. Kägu kukub. Noora laulab seda laulu kaasa. See on tema lemmik. No kunagi võib-olla tõesti äkki lähed Eesti otsib superstaari. Ma olen ammu sinu ees rääkinud, ma ei julge mitte midagi öelda. No tore Noora, laulame mõni päev. Ma olen nii väsinud, ma ei suuda tõesel. Okei. Mis asi? Ma olen lihtsalt nii väsinud hommikust peale ja juba enne sünnad me olime Hinduga mõlemad mingi no, me kumbki ei jaksa selleks lastega minna. Aga siis ikkagi ajasime ennast kohale ja nüüd ma võin öelda, et me oleme lihtsalt täiesti väsinud. Ja plikad olid ka juba, Saskia ja Emma Ma ei tea, kas see on õige. päris väsinud juba seal sünna lõpus. Nii et siuke pärasi jonn ja kisa oli. Nii et nüüd koju ja magama. Sest eile öösel ei saanud magada ka normaalselt. Ma olin mingi pool ööd üleval. Sest plikad keegi Saskia jauras, siis Hinnu ei jaksanud emmat ära viia ja siis Saskia kukkus voodist alla, meie voodist ja ma ei tea, terve söö oli lihtsalt nagu nii kaos ja ma olin kogu aeg üleval. Nii et annab tunda. Ja homme on vanavanemate päev ja me mõtlesime, et teeks küpsisetorti lastega ja käisime kaunistusi ostmas ja siis läheks maale ja siis õhtul tagasi vaatame siis. No algul Saskia vaatas seal. Mis sa ütled? Ütled tere hommikust. Mis sa ütled? Tere hommikust. Tere hommikust. Ma arvan, et tõmbame siinkohal need otsad kokku. Täna peame veel tordi tegema. On nii või? Jaa. Ja siis lähme maale. Teeme veel torti. Aga Mina käin esimeses klassis. Ja, aga mis päev täna on?
miks me torti teeme? Vanemate peal. Jaa, vanavanemate päev. Aga mina enam ei taha praegu kommi. Ei taha või? Ja. Okei. Nii et aitäh, et vaatasid, ma loodan, et meeldis ja noh, tule kaisu. Ja näeme siis äkki varsti jälle. Jätäikä. Head aega.